suhe hea. Siis angerja püügi või selle angerja puhastamise nõuanded ma sain oma sõpradelt, kes mõtlevad tasapisi hakata ka Meerapalus sihukest natuke kalaturismi asja tegema ja siis ongi selline üleskutse, et kui kellelgi on huvi sellise asja vastu, et näiteks Humala kalabaasi paatidega minna siia Emajõe Suursohu, tahad natukene sõita Peipsi peal võib-olla, kas siis püüda kala või matkata või mis iganes seal teha, see Emajõe Suursoo on suur ja lai, siis kui te ütlete mulle, et kedagi huvitab sihukene asi, et te lähete paadiga siit, sõidate, teete mis iganes te teete ja tahate näiteks ööseks jääda Meerapallu, seal on võimalik magada, on samamoodi mugav, mitte luksuslik, seal on olemas saun, toredad inimesed, nad oskavad kaladest teha imeasju niimoodi, et neid poes sihukest kraami ei müüda. Noh, see ongi see, miks pärast ma nüüd niimoodi näitasin seda, sest nende käest ma õppisin, et niimoodi saab angerja nagu veel maitsvamaks, et poest sa sellist puhastatud angerjat ei saa. Küll aga sa saad nende käest, kes iga päev mässavad nendega või kes on sihukese asja fännid. Ehk et kui te nüüd tahate või kellelgi on huvi näiteks, et minnagi võtta paat, jätta auto turvaliselt siia minu juurde hoovi silma alla, seigelda ringi, minna sinna ööbima ja võib-olla sauna, seal saab kohe kanalis ujuda, seal on äge rand ja siis teine päev tagasi tulla. Andke mulle teada, sest et siis ma proovin neid kaubelda ja utsitada, et nad hakkaksid, et see oleks võimalik. Ja kui nad näevad, et tegelikult, et sihukest huvi on, kes tahaks seal olla, see on Piirissaarele lähedal. Ehk põhimõtteliselt saate teha ka Piirissaarele reisi ja kuskil siis seal kandis ööbida, sest et Meerapalu on kohe Piirissaarest siiapoole. Ja kui plotterisse panna navigatsioonitee, siis sõidategi triipu mööda, jõuate õigesse kohta kohale. Kõik on väga chill, seal ei ole sihukene klassikaline turismi mingisugune koht, vaid see on inimese enda maakodu. Ja seal on see hästi äge, kõik on veel vanaaegne, selles mõttes kõik on veel nagu nõukaajal oli see mingi kalurikolhoosi, mingi sadamas, sopp, värgid, särgid. Seal on igast ägedaid linde, seal on muidu ka jumalast äge, see on nagu maailma lõpus, sest see ongi nagu peaaegu maailma lõpp. Ja kui teid sihukene asi huvitab, et jätta auto siia, võtta siit paat, minna seigelda, käia seal ööbimas, tulla tagasi, siis andke mulle teada, ma annan neile teada ja siis me saame selle uue ägeda turismimarsruudi käima panna ja saate, ma võin täitsa garanteerida, et saate täiesti erakordse sihukese veeturismi, väikelaevaturismi, kalaturismi, loodusturismi elamuse, et see on niisugune peidetud pärl,